Tere kõigile! Täna lahendame koos 2018. aasta põhikooli lõpueksami ülesande number 2 ja siin on tegemist võrrandite lahendamise ülesandega. Võrrandite lahendamine nõuab sult mitmeid eelteadmisi. Sa pead esiteks oskama arvutada ratsionaalarvudega. Sa pead teadma võrrandi põhiomadusi ja kuidas neid kasutada. Sa pead oskama teha ka tehteid üksliikmete ja hulkliikmetega, teadma korrutamisabivalemeid ja ka ruutvõrrandi lahendi valemit. Lisaks sellele pead sa oskama ka võrrandi lahendeid kontrollida. Siin me näeme, et meil on ette antud 2 võrrandit. Tuleb need eraldi ära lahendada ja kontrollida tuleb ruutvõrrandi lahendite õigsust. Kui sul on tunne, et see ülesanne on päris keeruline, siis ole hea ja võta aega ja tee endale need eelteadmised selgeks. Mida paremini sa igat üksikut seda eelteadmist valdad, seda paremini tuleb sul ka eksamil võrrandi lahendamise ülesanne välja. Ja alustame esimese võrrandi lahendamist. Kõigepealt vaatame üle, mida siin ülesandes üldse teha tuleb. Mul tuleb võrrandite lahendamisel alati kindlasti sulud avada, sest et lõpptulemus peaks olema see, et tundmatu X on üksinda vasakul pool ja arvuline väärtus on paremal pool. Aga selleks, et hakata neid liikmeid siin tõstma ühele ja teisele poole, pead ma olema sulgudest vabanenud. Siin ma näen valemit, selle valemiga saan ma vaheruudu valemiga saan ma avada need sulud ja siin lihtsalt korrutan selle teguriga läbi. Nii et kirjutan välja selle võrrandi kõigepealt ja siis avan sulud vasakul pool selle valemi järgi ja paremal pool kasutan sulgude avamiseks teguriga korrutamist ja +9 on niisama siin lõpus viimane liige. Nüüd järgmiseks ma näen, et siin on ruutudega liikmed ja lineaarliikmed ja vabaliikmed, mis viitab sellele, et tegemist on ruutvõrrandiga. Ruutvõrrandi lahendamiseks tuleb ruutvõrrand viia üldkujule ja see tähendab seda, et kõik liikmed on vasakul pool ja paremale poole jääb 0. Selleks ma liigutan kõik liikmed vasakule ja ma panen nad juba nii, et ruutliikmed on kõige ees, siis lineaarliikmed ja siis vabaliikmed. Sa tead, et kui sa liigutad liikmeid võrrandis vasakult poolt paremale või vastupidi, siis selle liikme märk muutub. Siin saan nüüd sarnased liikmed koondada. X-ruudud teevad kokku 2 X-ruudud, -4X + 4X koonduvad välja, annavad 0 ja +1 - 9 on kokku -8. Nii, nüüd ma näen, et mul on küll ruutvõrrand, aga see siin ei ole mitte täielik ruutvõrrand, kus on olemas nii ruutliige, lineaarliige kui vabaliige, vaid see on mittetäielik. Mittetäieliku ruutvõrrandi lahendamiseks ma tegelikult ei peagi seda pikka lahendi valemit kasutama, vaid ma võin seda lahendada nii-öelda lihtsamalt. Jätan ruutliikme ühele poole, vabaliige teisele poole, jagan läbi ruutliikme kordajaga ja saan, et X ruudus on võrdne 4-ga. Siit ma tean, et kui midagi on ruudus, siis ma saan selle ruudu ära ruutjuurega ja ruutjuure alt sobib mulle nii positiivne kui negatiivne vastus, sest et nii 2 ruudus on 4 kui ka -2 ruudus on 4. Nii et selle esimese võrrandi lahendid ongi X1 on 2 ja X2 on -2. Siin öeldi ka, et kontrollima peab ruutvõrrandite lahendite õigsust, ehk just neid 2 siin. Ja selleks asendan ma esiteks X1 ehk esimese vastuse selle esialgse võrrandi vasakule poole avaldisse, arvutan välja väärtuse, seejärel paremale poole, arvutan välja väärtuse ja näen, et need on samad, ehk kirjutan välja, et vasak pool võrdub parema poolega. Täpselt sama teen ka selle teise vastusega ehk -2-ga. Arvutan välja esialgse võrrandi vasaku ja parema poole väärtused, kui X on -2 ja siit ma sain samamoodi, et need on võrdsed ehk vasak pool võrdub parema poolega. Kui ka seda kontrolli ei oleks palutud siin teha, siis mina alati soovitan sul teha, sest et võrrandite lahendamine on üks väheseid teemasid, kus sa saad ise kontrollida, kas sul vastus tõesti tuleb välja. Ja eksamil sa võid teha ka lihtsalt nii, et paned kalkulaatoris selle avaldise sisse nii, et X-i asendad tema arvulise väärtusega, klõpsutad läbi vasaku ja parema poole
ja saad kohe teada, et kas sinu arvutatud vastus on õige või vale. Lahendame teise võrrandi. Teise võrrandi puhul on meil küll lineaarvõrrand, aga me näeme, et siin on murrud sees ja kõige enne tulebki murdudest vabaneda, selleks leiame nende murdude ühise nimetaja, siin on see 12 ja korrutame siis 12-ga mõlemad võrrandi pooled läbi. Sellisel juhul saab iga see liige siin ka endale laiendaja, ühise nimetaja jagan siis tema nimetajaga 12 jagatud 3-ga, esimese murru laiendajaks 4, teisele 12 jagatud 6-ga 2 ja kolmandale 12 jagatud 4-ga 3. Ja nüüd järgmisel real ma enam murde ei kirjuta, vaid korrutan läbi siis lugejad ja laiendajad. Eks ole, laiendaja korda lugeja, siin samamoodi ja teisel pool võrdusmärki ka. Nüüd on mul ilma murdudeta see võrrand siin, on sulud, avan sulud siis, korrutan läbi selle teguriga siin sulgude ees. Siin oli mul lihtsalt korrutis ja siin samamoodi korrutan selle teguriga läbi. Nüüd on mul vaja viia siis, ma näen, et siin on ainult lineaarliikmed ja vabaliikmed, ehk tegemist on tõesti lineaarvõrrandiga. Ja lineaarvõrrandi lahendamiseks tuleb kõik lineaarliikmed viia vasakule poole, vabaliikmed paremale poole. Ja seda ma nüüd teengi. Ja jälle pean meeles sama seda reeglit, mida siin esimesel võrrandilgi, et kui ma liigutan vasakule või paremale poole neid liikmeid, siis muutuvad see liikme ees olevad märgid siis vastupidiseks. Ja jälle koondan siis liikmed nii vasakul kui paremal pool, jagan läbi tundmatu ees oleva kordajaga ja saan kätte vastuse, et x on võrdne 3-ga. Vaatame üle ka sellise ülesande hindamisjuhendi, mis eksamil siis alati kaasa antakse. Punkte saab siis alljärgnevalt. Kõigepealt vaheruudu valemi rakendamise eest saad sa esimese punkti siin, siis saad sa 1 punkti esimese ülesande võrrandi põhiomaduste kasutamise eest ehk sulgude avamine ja liikmete viimine ühele teise poole ja koondamine. Siis saad sa 2 punkti, kui sa oled õigesti lahendanud siin selle ruutvõrrandi ja punkt siis mõlema lahendi eest. Kui sa siin kasutad ka seda ruutvõrrandi lahendi valemit, kus sa siis lineaarliikme kordaja paned võrdseks 0-ga, sa võid ka seda siin kasutada. Nii, ja kuna oli palutud teha ka kontroll, siis kontrolli eest saab lausa 2 punkti. Ja võt see on minu meelest kõige lihtsamad 2 punkti, mida siin ülesandes siis saada saab. Ja siis saab siin ülesandes 2 punkti lineaarvõrrandi lahendamise eest, ehk siis kõikide nende tegevuste eest, mida sa siin punktis 2 tegid. Ja kokku saab selle ülesande eest 8 punkti. Kui sulle tundus selle ülesande lahendus pisut keeruline ja sa vajad veel harjutamist, siis ma soovitan sul harjutada eelkõige neid eelteadmisi, sest kõik need eelteadmised kokkuvõetuna ongi selle ülesande lahendamiseks vajalikud oskused. Nii et mõtle rahulikult, võta aega ja mida paremini sa tead neid eelteadmisi, seda paremini oskad sa tegelikult ka kogu seda ülesannet lahendada.